Hakkame siis pihta Viljandi uue volikogu 13. koosseisu sessiooniga. Kõigepealt ma tahaks teile jõudu soovida valimiskomisjoni nimel rahvaesindajate raskes töös. Ja nüüd siis lähme edasi päevakorra juurde. Vastavalt seadusele on päevakorras 3 punkti. Esimene on volikogu esimehe valimine, teine on volikogu aseesimehe valimine ja 3. on siis lahkuva linnavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine. Nii, esimene punkt siis volikogu esimehe valimine. Et need on isikuvalimised, salajased. Igaüks te saate teie poolt üles seatud kandidaatide nimedega sedeli, mis on pitsatiga varustatud. Hääletamisruumina saate kasutada seda rõivistut koridoris salajase hääletuskohana. Ja pärast volikogu valimiskast asub siin kõrval ruumis, kus saate teise pitsati ja postikate siis sedeli sinna. Kui kõik on ära hääletanud, siis palun ärge ära minge, et tulete siia tagasi. Me toome kasti siia ja loeme hääled üle. Ja siis saame otsuse teha koos. Ja. Et hakkame siis pihta, et kas esimene päevakorrapunkt volikogu esimehe valimised. Palun siis esitada omad kandidaadid. Ma loen siin seesugust dokumenti nagu Viljandi volikogu töökord ja siin punktis 5.1 on ära sõnastatud täpselt see, mismoodi see esimene istung avatakse, et äkki järgis seda. Siis on seaduslikult võimalik ka istung avada. Siin on see sõnastus olemas. Punktis 5.1. Nii. Avan Viljandi linnavolikogu 13. koosseisu esimese istungi. Ja kui eelneva kohta mingit küsimus ei ole, mõtlen hääletamist, et siis palun teie kandidaat. Ja palun. Ja palume ka see kirjalikult. Kas on ka teisi kandidaate? Kui rohkem kandidaate ei ole, siis me teen ettepaneku nimekiri sulgeda. Me lähme teeme kõrval ruumis kiire
Bülletanid ära ja alustame siis valimistega.
Tea. Nüüd ma näitaks teile ka kasti, kus on kast, sees tühi, ei ole midagi. Siis pitseerime selle teie juures olekul siin. Kast on kinni. Ja nüüd siin valimiskomisjoni liige jaotab teile bülleteni kätte, kuhu on kantud siis esitatud kandidaat Tarmo Loodus. Ja seal on kandidaadi nimi ja siis poolt ja vastu. Kui olete poolt, tõmbate selle poolt sõnale ringi ümber ovaali. Ja kui vastu, siis tõmbate vastava ringi teisele sõnale. Nii, kas on küsimusi tekkinud? Siis teeme pisikese vaheaja umbes 5 minutit hääletamiseks ja me toimetame ka kasti kõrval ruumi.
Eeldavasti on kõik teinud. Nii, võib alustada. Nii, eeldavasti on kõik juba hääletamas ära käinud ja avame siis hääletamiskasti. Nii, võtame välja esimese sedeli. Tarmo Loodus poolt. Tarmo Loodus poolt. Tarmo Looduse poolt. Tarmo Loodus poolt. Tarmo Loodus poolt. 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 Poolt.
poolt, 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 poolt ja viimane ka poolt. Kasti ei jäänud mitte ühtegi sedelit. Tühi. Nüüd läheb valimiskomisjon, vormistab ära ka protokolli. Loeme üle. Välja anti allkirja vastu 26 bülletoni ja loeme ära, paljuga me siis tagasi saime. 25 ja 26 ja tagasi saime ka 26 bülletoni. Nii, lähme siis teeme valimiskomisjoni protokolli. Viljandi linna valimiskomisjoni protokoll number 8 volikogu esimehe salajase hääletamise tulemuse kohta. Et volikogu esimehe kandidaadiks seati üles üks kandidaat Tarmo Loodus. Valimiskasti avamisel leiti 26 sedelit, neis kõik olid kehtivad. Kandidaadi poolt
esitati 26 poolthäält ja eeltoodu alusel valimiskomisjon otsustab lugeda Viljandi linnavolikogu esimeheks Tarmo Loodus 26 poolthäälega. Seadusele annan mina koosoleku juhatamise üle uuele esimehele. Austatud volikogu liikmed, kõigepealt ma tänan selle usalduse eest, mida te valimistel näitasite, see maksab paganama palju minu silmis. Nii et aitäh. Püüan vastavalt oma oskustele ja teadmistele ja loomulikult kõigile seaduse sätetele ja paragrahvidele volikogu tööd juhtida ja loodan, et meil on sõbralik, üksteist mõistev, toetav õhkkond linnaasjade ajamises. Siin ei ole võitjad ja kaotajad. Koos volikogu peab need otsused langetama. Andku siis meile kõige vägemal siis mõistust ja tarkust selle asja tegemiseks. Aitäh! Lubaks edasi minna päevakorraga. Teine päevakorrapunkt on volikogu aseesimehe valimine. Palun, kas on kellelgi sõnasoovi? Palun, Kalle Jens. Ettepaneku härra Karl Lõblus esitada aseesimehe ametikohale. Palun kirja. Jah, kirja. Soovib keegi veel sõna? Ja palun, Tauno Tuula. Küsin, kas praegust ei tuleks valimiskomisjoni moodustada? On veel kellelgi sõnasoovi ettepanekute tegemiseks? Ei ole. Küsin Karl Õmbluselt, oled sa nõus kandideerima volikogu aseesimeheks? Aitäh. Nüüd on meil valimiskomisjoniga läbi räägitud, et nad on valmis selle valimisega läbi viima, et me ei pea ise valimiskomisjoni moodustama. Kas volinikud on sellega nõus? Vastuväiteid ei ole. Aitäh, usaldame neid. Palun siis valimiskomisjonil bülleteniga anda Karl Õmbluse nimi ja 5 minuti pärast loodan, et me jõuame siis asuda sedelite väljajagamisele ja hääletamisele. Aitäh! Niikaua kui valimiskomisjon toimetab vastavalt meie kodukorrale, kas keegi soovib sõna võtta veel sellel teemal või ettekandjale esitajale küsimusi esitada? Ei ole. Siis ootame.
jagame bületarid laiali. Hääletusest räägin ise. Nii, Viljandi valimiskomisjon valmistas ette 27 bületani, Tarmo. Karl Õmbluse nimega. Ja hääletamisprotseduur näeb välja samasugune. On poolt ja vastu ja õigele ring ümber. Ja valimiskast on tühi. Pitseerime ta teie juuresolekul siin kinni. Jääb ikkagi neljapäev, ühendada. Määrmise juhtumist, kus oled täpselt. Miks me peame kunagi lõppu ja teeme samad moodi, et kui olete bületanid kätte saanud, saate kasutada seda hääletuskabiini meil seal ja kast asub kõrval ruumis. Ja umbes 5 minuti pärast siis, kui kõik on hääletanud, tuleme siia taas kokku ja avame kasti teie juuresolekul. Nii, palun siis 5 minutit hääletamiseks.
Võtame palun kohad sisse ja jätkame volikogu istungiga. pane oma laua. See on nii. Teeme kell 6. Kell 5 pidime me tegema, nüüd me kell 6. Aga jah, sest mul on kella 4 lihtsam, ma jõuan vabalt. Palun võtke kohad. Homeeriline naerav seda ei ole. Lugupeetud volikogu, annan sõna volikogu linnavalimiskomisjoni esimehele. Nii, tundub, et kõik käisid hääletamas ära. Avame siis... On kõik käinud? On. Avame siis kasti ja loeme hääled üle. Et siis Viljandi linnavolikogu aseesimehe kandidaat Karl Õmblus poolt. Poolt. Vastu. Poolt. 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 Vastu. Poolt. Kehtetu, kuna on jäetud valimata. Poolt. 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 Vastu. Poolt. Vastu. Poolt. 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 Vastu. Poolt. Ja poolt. Oli viimane hääl. Loeme siis ka hääled üle. Poolthääled. Poolthääled 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ja 20 poolthäält. Vastuhääled 1, 2, 3, 4, 5. 5 vastuhäält ja 1 piletäjän on kehtetu, kuna ei ole märgitud ei poolt ega vastu. Vormistad ära. Tuleb. Komisjon vormistab nüüd hääletamistulemused ära ja tuleb siis Aitäh. paari minutit. Lugupeetud volikogu liikmed, kas lubate, et me arutaksime sellel ajal, kui nad vormistavad dokumente järgmise volikogu kokkukutsumist? Olete nõus? Et korraline volikogu on meil reedeti, siis see reede kahjuks volikogu toimuda ei saa, sest et meil ei ole kutseid välja saadetud, päevakorda ei ole. See tähendab, et me peame kokku kutsuma erakorralise volikogu. Ja on välja käia aeg näiteks neljapäev kell 6
järgmine neljapäev, mitte see, vaid siis järgmine neljapäev kell 6. Kas see on vastuvõetav? Nii, kui te olete seda meelt, siis palun käega märku anda, sest meil nõutakse 1/4 volikogu liikmete heakskiitu sellisele otsusele. Kes on selle poolt, et järgmine erakorraline volikogu toimub 3. novembril kell 18? Palun anda käega märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Valdav enamus, aitäh. Päevakord ja eelnõud siis ilmselt tulevad siin homme-ülehomme postiga. Veel informatsiooniks vahepeal, need erakonnad ja nimekirjad, kellel on vähemalt 3 liiget, vastavalt meie linna põhimäärusele ja volikogu kodukorrale, saavad moodustada saadikurühmad, valida omale saadikurühma esimehed. Palun siis ka see juba võib-olla järgmises korraks ära teha, sest et eesseisus juba järgmises korralisest volikogust kindlasti ju peaks tööle hakkama. Nii et palun siis see ka ära teha ja anda siis volikogu sekretärile teada, kes on saadikurühma esimehed. Aitäh! Ja sõna valimiskomisjonil. Häältelugemiskomisjoni protokoll number 1. Linnavolikogu aseesimehe salajase hääletamise tulemuste kohta. Linnavolikogu aseesimehe kohale seati üles Karl Õmblus. Valimiskomisjon andis välja 26 hääletussedelit, millest 25 olid kehtivad ja 1 kehtetu. Hääli linnavolikogu aseesimehe kandidaadile anti järgnevalt 20 poolthäält ja 5 vastu. Eeltoodu alusel valimiskomisjon otsustab lugeda Viljandi linnavolikogu aseesimeheks valitud 20 poolthäälega Karl Õmblus. Aitäh, lugupeetud volinikud, enne kui veel suureks õnnitlemiseks läheb, peame me selle volikogu otsusega kinnitama. Minu käes on paber, kahjuks teil ei ole seda paberit, aga ma loen teile ette volikogu otsus 25. oktoobrist 2005. aastal. Numbrit me paraku vist ei tea. 1. Selle koos kindlasti ei ole 1. Volikogu aseesimehe valimine juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõige 1 punkt 14 ja Viljandi linna põhimääruse punktidest ja paragrahv 18 lõige 5 ning häältelugemiskomisjoni protokolli alusel Viljandi linnavolikogu otsustab valida linnavolikogu aseesimeheks Karl Õmblus. Otsus jõustub vastuvõtmisest. On küsimusi? Ei ole. Panen selle otsuse eelnõu hääletamisele. Kes on otsuse vastuvõtmise poolt? Palun käega märku anda. See on 21. Seal taga on ka 1 hääl. 21. Kes on vastu? 1. Kes on erapooletu? Kedagi ei ole. See oli 21. Lugupeetud volikogu, hääletus on tulemusega 21 poolthäält ja 1 vastuhääl ning erapooletud ei olnud, kinnitanud Viljandi linnavolikogu aseesimees Karl Õmbluse. Paluks kohale asuda. Anna luba tooli nii kaua. Teised käivad portfelliga, me käime toolidega. No nii. Sillegi kukke oli kogu kord. Õige.
Aitäh, lugupeetud volikogu. Päevakorrapunkt number 3 on linnavalitsuse tagasiastumise ärakuulamine. Palun, proua linnapea. Lugupeetud volikogu liikmed, vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 29 lõikele 2 astub Viljandi linnavalitsus tagasi koosseisus linnapea Malle Vahtra, abilinnapead Helmen Kütt ja Rein Kriisa, linnavalitsuse liikmed Helve Luik, Tauno Tuula, Toomas Suit ja Aadu. Aitäh! Meil on üle vastavalt seadusele see palve rahuldada, kuid lugupeetud linnavalitsus, proua linnapea, meil on palve ka selles, et te jätkaksite nii kaua linnaelu korraldamist, kui volikogu määrab ametisse uue linnapea ja linnavalitsuse. Soovib keegi veel vastavalt meie kodukorrale sõna istungi lõpus? Kui ei, siis loen selle Viljandi linnavolikogu istungi lõppenuks. Ja palun, nii nagu ikka meil on kombeks, koguneda aeg-ajalt alla saali, väiksemasse saali, siis ka nüüd olete kõik oodatud sinna väikesesse saali, et seal nüüd natukene vabamas õhkkonnas pingeid maandada. Aitäh! Tähelepanu, üks moment veel.